Tšau, Evelin! Jälle meie siin ja nüüd me jõuame kõige põnevama punkti juurde, mis naiste puhul on kõige erutavam. Loomulikult välimus, riided, kõige tähtsam, sädelev, briljandid. Materjal tundub kuidagi teistmoodi kui tavalistel bikiinidel. No räägi nüüd natukene sellest riietumise osast, kui oluline see on fitnessis? No bikiini fitnessis ja võisteldes see kindlasti on väga oluline, sellepärast et tegelikult laval on, ma arvan, päris mitmeid oma sportliku vormi poolest võrdseid naisi. Ja nagu Ott ka mainis, siis muidugi see ala on ääretult subjektiivne, et mida nüüd keegi kõige ilusamaks või kaunimaks peab, aga hinnatakse jah tõepoolest tervikut, et pealaest siis jalad allani see peab olema lihtsalt super. Ehk siis kingadeni? Kuni kingadeni, jah, kingad on tõesti kõige olumine osa, et põhimõtteliselt see võistlemine ja hea tulemus eeldab seda, et lisaks treeningule ja dieedile on sul väga ilusti hooldatud juuksed, nahk, ilus meik, maniküür, pediküür ja loomulikult bikiinid. Ja eks need igasugune lisanüanss võimaldab sulle saada lihtsalt rohkem tähelepanu. Et kui sul on lisaks kõigele muule väga ilusad bikiinid, siis loomulikult sa hakkad kohtunikele rohkem silma. Plus nad toetavad su rinda paremini, võib-olla parema lõikega visuaalselt teevad su keha kaunimaks. Ja loomulikult need ei ole tavalised rannabikiinid. Et ma nii hästi mäletan, et kui eelmisel ettevalmistusel ma käisin siis ühele teisele suurele professionaalile ennast ette näitamas ja mul ei olnud siis veel mitte mingisuguseid võistlusbikiine, vaid mul olid kaasas enda arust väga maitsekad ja kvaliteetsed rannarõivad, mis lihtsalt väga lõike poolest erinesid, siis öeldi nende kohta, et need on vanaema bikiinid. Aga siin on oma point sees, sellepärast, et kõik see lõige, see ei ole juhuslik, et pükste kuju see aitab visuaalselt meie jalga rohkem esile tuua või pikemaks seda teha. Sama lugu ka rinnahoidjatega, et me saame näidata rohkem oma selga või õlga esile tuua, eks ole. Et jah, see on spets riietus loomulikult, millega me lavale läheme. Ja see bling-bling käib täitsa selle asja juurde ja sellised sädelevad kangad ja mitte küll briljandid, aga heal juhul Swarovskid, mis muudavad kõik kokku selle võistlusbikiiniga väga hinnaliseks tegelikult. Mis on näiteks taoliste uhkete bikiinide hind? No ma arvan, need nüüd konkreetselt olid minu siis kevadise võistluse bikiinid ja ma arvan, et ma oma meelest proovisin leida võimalikult ökonoomse lahenduse. Ja ma ei julge täpselt öelda, mis nad siis kokku nagu maksma läksid, et kõigepealt sai ostetud need bikiinid ja siis sinna juurde ohtralt Swarovski kristalle, mis siis sai sinna peale liimitud, mitte küll minu enda poolt. Et Egle Eller Nabi need bikiinid mulle siis valmistas. Ma arvan, et nende hind oli ka ikkagi kusagil, ma arvan, 250 eurot koos nende kividega. Ja see, aga tegelikkuses, ma arvan, võistlusbikiinidest makstakse ka 1000 eurot vabalt. Sa lähed nüüd suurtele võistlustele MM-ile, palju sul peaks neid igaks juhuks kaasas olema, sest et võib ju juhtuda, et ma ei tea, mitu korda sa pead lavale minema selle MM-i jooksul seal? Ma ei olegi veel nii täpselt ausalt öelda kursis. Selle me selgitame välja, aga mitmeid kordi ju. Kas sa peaksid vahetama neid bikiine ka? Üldiselt ei vahetata, et see, millega sa lavale lähed, need on sul seljas, siis kui siin valitakse, kui sa pääsed finaali ja ilmselt sellest sõltub siis see kordade arv, mitte korda sa siis laval käid. Aga tegelikult see on hea point, mille sa tõid esile, et loomulikult, kui midagi juhtub, et igaks juhuks võiks olla, mina lootsin, et ma saan ühtedega hakkama, aga see on selline tõesti võta igaks juhuks 2. Ilmselt see oleks mõistlik, jah, kindlasti. Me rääkisime ennist Otiga ka, et kas on ilmtingimata vaja, et paljud fitness-daamid on endale rindu suurendanud ja sinu puhul seda vaja ei ole olnud, aga sul on, ma näen siin peos ikkagi mingid piisikesed abivahendid, ehk ikkagi sa võtad tugevasti alla, sa treenid, naisterahval, isegi mina tean seda, tõmbub rind kõigepealt nagu väikseks, ehk siis kokku, ehk siis taoliste väikeste abivahenditega sa ikkagi saad tekitada selle visuaalse efekti, et kõik proportsioonid on omal kohal.
Jah, et selle teemaga ma praegu katsun hästi tegeleda, et kuidas seal MM-il laval naturaalsusest olenemata siiski ikkagi oma proportsioone säilitada, et midagi pole teha, et rinna see raskuda loomulikult ta väheneb ja ma ei kujuta isegi praegu ette, milline ta näeb välja mul detsembri keskpaigaks, et eks siis tuleb natukene kasutada erinevaid abivahendeid, et siin mul on ju sellised padjakesed, mida saab rinnahoidja sisse paigaldada, et anda siis juurde volüümi, et ma sellega alles praegu tegelen, et kui mul nüüd saabuvad need uued bikiinid ja ma saan mõelda, kuidas neid kujundada, siis saab järgi proovitud, mida sinna sisse veel annab toestuseks panna. Ma hoian kindlasti kursis, et vaatame, kuidas see asi läheb, et kindel on see, et see on hästi oluline. Evelin hakkab meil pidama blogi Elu24 lehel ja me nüüd järjest hakkame jälgima siis, milliseid ettevalmistusi ta nii treeningu kui ka siis loomulikult välimuse osas hakkab kuni detsembrini tegema. Aga kas sellised lisandid nagu on lubatud, et sa võid ju keera ennast tagant ka, need bikiinid on nii seksikad. Kas on mingeid abivahendeid taolisi, tahan näiteks, et tuhar oleks võib-olla natukene pringi, panen järsku siia ka sellised padjakesed, on see lubatud? Ma arvan, et tuhara, ma ei ole sellised asjad kuulnud, ma ei tea, võib-olla ma olen liiga selline naiivne aus. Aga ma tean seda, et igatahes üks võistlus, mille ma läbi tegin siis enne, tuli minna enne võistlust registreerima, panna selge oma võistlusriietusse, vaadati üle, selles mõttes, et loomulikult teatud piirangud on, näiteks pükste osaski, need ei tohi olla liiga napid, et samamoodi ka pooside osas on oma reeglid, et mismoodi võib seista ja kuidas täpselt ennast näidata. Et jah, ma arvan, et sellised asjad, mida ma praegu näitasin ja push-up rinnahoidjad, see on nagu absoluutselt lubatud, aga tuhar, kuna püksid on päris väiksed, ma arvan, et siit ei tule õiget efekti, et see on natukene naljakas, jah. Aga reeglid on kindlasti olemas, mida võib ja mida ei või, jah. Okei, selge. Ma vaatasin, et kingad on ka sul sellised tegelikult pealtpoolt läbipaistvad, need võib-olla praegu kaadrisse ei jää, aga me hiljem näitame neid piltidelt, et see tekitab ju ka visuaalselt, siis see tõmbab nagu jala pikemaks, et ka see king on hästi läbi mõeldud aksessuaar. Vot kingade kohta on mul selline kommentaar, et kui ma esialgu uurisin, et mis siis jalga pannakse kevadel ja kus neid saab ja need omale hankisin, siis ma mõtlesin, et kuna ma hästi armastan just häid kingi ja ilusaid kingi, siis ma mõtlesin, et mina nendega küll lavale ei lähe. Ja siis ma sain mingi hetk aru, et tegelikult on siin täitsa point sees, miks nad just sellised on. Et laval käies see läbipaistvus just täpselt aitab esile tuua su jala ja kingade puhul ka on muidugi, ma võiksin minna teiste kingadega, kui ma tahaksin. Üks asi on see, et kas nad nii hästi selle jala esile toovad, aga ette on antud ka see täpselt, kui kõrge võib olla konts ja milline platvorm. Et põhimõtteliselt sellised reeglid. Kui kõrge konts tohib olla? Minu meelest kuni 12 sentimeetrit vist ja tald kingal siis pidi olema kas sentimeeter, et ühesõnaga mingid sellised platvormid ja sellised kõne alla ei tule. Ja. Issand jumal, nüüd me oleme jõudnud, mina vähemalt olen jõudnud järeldusele, et see sport, see fitness tähendab, siis ei olegi kõige odavam sport, ehk siis mina, kes ma mõtlesin, et okei, tõepoolest, nagu sa ennist ütlesidki, et tõmban selga sellised väga efektsed bikiinid, käin, ostan selle treeningsaali nii-öelda kaardi ja lihtsalt vehin tööd teha, ei sugugi mitte, sellepärast, et see on ikkagi üsna kulukas projekt. Mis sa arvad, et MM-ile nüüd jõuda, aasta otsas oled seda asja teinud, kui palju sul läheb selle peale raha? No õnneks või kahjuks ma olen neid kulutusi kokku löönud, et kevadel see esimene ettevalmistus oli väga kulukas, aga tegelikult ega loomulikult siin midagi kahetseda ei ole, sest ma sain meeletute teadmiste võrra targemaks. Aga kui rääkida üldse sellest, millest siis see eelarve koosneb, et kui me räägime sellest kui võistlusspordist, siis loomulikult lisaks sellele, et meil on vaja spordiklubi liikmelisust ja treenerit, et ma olen kindlalt veendunud, et mida paremad spetsialistid on kaasatud, seda parem on ka tulemus. Toitumisspetsialistid kindlasti. Ja toit ise ka ju tegelikult. Aga täpselt nii ongi. Ja see toit, kuigi see ei tundu, et mis
mis seal siis on, et me ei söö nii palju väljas ja nii edasi, siis tegemist on, ma nimetaksin, et see peab olema puhas toit, me teame täpselt, mida me sööme, siis me oskame hinnata mingisugused kokku segatud asjad, mis me ei tea, millest koosnevad, seda me süüa ei tohi. Aga ka need toidukogused, et siin on väga ekslik arvamus levinud, et vahel arvatakse, et see on nälgimine ja edasi, vastupidi, see on kuskil 6 korda päevas söömine ja väga läbimõeldud söömine, selles mõttes, et anda kehale kõike, mida vaja, et ta oleks terve ja elujõuline. Ja minu kindel veendumus ja otsus oli, et seda sporti tehes ma teen seda nii tervislikult kui võimalik, mis tähendab, et kaasatud on erinevad vereanalüüsid, mõõtmised, et minu viimane vereanalüüs maksis ligi 80 eurot näiteks, aga ma ei oleks mitte mingil juhul valmis sellest ka loobuma, sellepärast, et tervis enne kõike ja sealt ma näen täpselt, et ega ma endale liiga ei tee, kas mul on organism varustatud kõigega, millega vaja, vitamiinide seisu kuni maksani välja, ülekoormuse näitajad ja muide, sealt verest saab lugeda välja ka vananemise faktori, mis on mul hakanud vähenema. Et mu vananemine peatub ja peatub. No see on nüüd tänane kõige parem uudis minu meelest, et kas sa tõesti räägid, et sporti tehes, antud juhul siis fitness-sporti, vananemine, kas kell tagurpidi ei hakka käima? Et kas ma nooremaks ei saaks? Ma ei tea, kas niimoodi on nagu õige öelda, ma pole seda nii läbi mõelnud, aga tõepoolest minul on küll tunne, et mu keha nagu nooreneb. Kuigi see on nagu loogika vastane, eks ole, aga kindlasti pidurdub vananemise protsess ja see on ilmselt seotud selle rasvaprotsendiga, et aktiivsusega, et sealt nendest analüüsidest, mida ma teen, on võimalik saada ka teadmisi oma liigeste seisundi kohta ja tõepoolest, kui teha seda sporti selles mõttes nagu õigesti, et toituda korralikult, tarbida vajalikke vitamiine sinna juurde õigestes kogustes, siis kõik tervislikud näitajad paranevad ja ma pean ütlema, ma tunnen tõesti ennast suurepäraselt ja alates jaanuarist, kui ma tegelikult alustasin, mul ei ole olnud ühte korda nohu ka ega köha. Ma ei ole kordagi haigeks jäänud, et mis saab veel olla parem näitaja, et ma olen väga hea tervise juures. Ja see on just oluline. No Evelin Kallis, tee mingi kokkuvõtte või tee mulle mingi väike eelarve, palju selline imekaunis spordiala ikkagi lõppkokkuvõttes maksma läheb? No võib-olla ma siis loetlen need eelarve põhikomponendid lihtsalt. Et loomulikult elementaarne treening, treeningklubi kaart, treener, spordiriided ilmselt, eks ole. Aga kui me rääkisime, et see spordiala on just tervikliku seisundi hindamine, loomulikult meie toidulaud, mis siis kulud kindlasti suurenevad, me ei saa kindlasti mõelda, et ma täna hoian toidu arvelt kokku või jätan mõne eine vahele, et tervislik toit loomulikult on ka hinnalisem, sinna juurde erinevad toidulisandid ja vitamiinid, jällegi kõik meie tervise nimel, aga kui me rääkisime ka veel sellest üldiselt välimuse pildis, siis bikiinid, võistluskingad, aga loomulikult meie nahk ja juuksed, maniküür, pediküür, et ega siin tõesti hinnatakse täiesti tervikut, et mis tähendab juuksurikulusid, nahahooldustkulusid, pluss ärme unusta ka näiteks massaaži, et kui me oma kehale ikka trennis kõvasti vatti anname, siis mina seda pean küll endale vahetevahel lubama, et tunda ennast hästi ja vabastada pingetest. Ehk siis, et see vananemine peatada ja igavesti noor olla, see ei ole odav, aga ma ikkagi arvan, et see on seda väärt. Mina arvan, et endasse investeerimine, see on ju kõige kindlam investeering, selle väärtus küll ei saa kuidagi kahaneda. Absoluutli, olen sinuga täiesti nõus. Aga meie need väiksed meeleolukad lõigud ei lõppe sellega, sest nüüd me hakkame alles jälgima Evelini, kuidas ma nüüd ütlen, ma ei saa öelda kolgata teed, aga sellist pinevat teekonda fitness MM-ile. Ehk sa oled mulle lubanud, et sa hakkad a la sellises blogivormis ikkagi pidama väikest päevikut ja vähemalt iga nädalaselt siis teavitad ka meie Elu24 naisperet, no ja miks ka mitte mehi, et kuidas sul läinud on. Ma loodan, et sa oled aus, et sa räägid ka tagasilöökidest, sa räägid ka sellest, kui sa tõesti ei suuda, sul on tuju halb, sul on võib-olla peres võib
probleemid juhtuda, mis sa sel juhul, kuidas sa siis käitud, laps jääb haigeks, mis sa siis teed? Kas sa loobud trennist, kas sa loobud mingist, sa ei jõua nende vajalike toitainete järgi, võib-olla sa ei jõua seda toitu valmistada, et mida sa sellise stressi olukorras teed? Või siis töömured kasvavad üle pea, mis siis juhtub? Või siis vastupidi, oled ülevoolavalt rõõmus, kõik läheb hästi, kõik on suurepärane, aga midagi jääb ikka nagu puudu, et ehk sa oleksid oma blogis hästi aus ja tooksid kõik selle päevavalgele, lööksid meie jaoks letti, mis siis tegelikult toimub, kui ma olen võtnud endale mingit taolise väga imelise eesmärgi ja sinnapoole rühkides, mis siis sinu, me näeme seda visuaalselt, mis su kehaga juhtub, aga mis siin ka toimuma hakkab, et seda tahaks ka hirmsasti teada. Nii et jääme põnevusega ootama. Jaa, kindlasti, et ma luban, et ma olen täiesti aus ja ma arvan, et see teekond on sama põnev ka lugejatele kui minule endale, et siin tõepoolest tuleb väga erinevates situatsioonides hakkama saada, et tegelikult juba järgmine nädal, enamuse nädalast ma veedan komandeeringus, et see on väga suur katsumus, kuidas saada seal tehtud oma trennid ja kuidas oma toitumist jälgida. Kuigi see ettevõte, kes mind ootab, nad on sellest ka nii innustunud, et mulle tehakse gala õhtusöökideks ka muide eraldi toidud. Päriselt või? Vau, et sa oled kõiki enda ümber olevaid inimesi ikkagi teavitanud, et millega sa tegeled ja ma loodan, et nad kõik hoiavad sulle pöialt siis. Jaa, et see on uskumatu, mis toimus pärast kevadist võistlust. Et tõesti põhimõtteliselt, kuna mu tööalased partnerid on üle kogu maailma, siis tegelikult elab kaasa kogu maailma. Mis on karmas. Aga meie hoiame ka sulle pöialt ja jälgime pinevalt. Ja lõppu me ei tea praegu, et kas siis tuled kilbi peal või kilbi all koju tagasi. Aga igal juhul me hoiame sulle pöialt ja jätkame siit tõusvas joones. Aga aitäh sulle. Aitäh.